Päevast kell on 3 ja stuudios on Evelin Villers Rahvusringhäälingu uudistega. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 1201 esmast koroonatesti, millest 80 ehk 6,7% tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,28 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,3%. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 46 inimesel, neist 32 Tallinnas. Enam kui 30 Harjumaa juhul nakkusallikas ei selgunud. Terviseameti peadirektori Üllar Lanno sõnul on Harjumaa olukord muret tekitav, sest haigusjuhtude osakaal oli möödunud ööpäeval ligi 60%. Lanno rõhutab üle, et väga tõsiselt tuleb järgida Terviseameti antud juhiseid ning hoida distantsi nii tööl kui avalikus ruumis viibides. Haiglas viibib 43 koroonapatsienti, kellest juhitaval hingamisel on 2. Lähiajal jõuab kõigi Eesti elanike postkasti trükis kriisijuhistega. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt valmis. Seetõttu kutsub Päästeamet kõiki üles koduseid varusid üle vaatama ning vajadusel täiendama. Viker hommikus rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets. Siin mõned aastad tagasi me tegime elanikkonna seas uuringu, et kuidas siis inimesed on kriisideks valmistunud ja need uuringu tulemused näitasid meile selgelt, et Eestis on vaid 15% inimesi, kes reaalselt on siis mõelnud selle peale, et neid võib tabada kriis ja midagi konkreetselt siis ka selle nimel teinud, sest mida suurem on hädaolukord või kriis, seda aeglasemalt abi inimesteni jõuab. Ja me ei mõtle selle peale igapäevaselt, et meil võib minna ära elekter, elektriga koos läheb ära vesi, läheb ära kanalisatsioon. See tähendab seda, et meil jäävad majad külmaks, ehk et see lumepall läheb lõpuks nii suureks, et inimene ei saagi iseseisvalt enam hakkama. Eesti kliimas peaks arvestama sellega, et inimene vajab 3 põhilist asja, no ütleme isegi 4, et üks on toit, teine on jook, 3 on soe, 4 on siis selline side ja muidugi esmatarbevahendid ala, et kui keegi ikkagi tarvitab ravimeid, siis nende varu võiks ka olla, mitte niimoodi, et mul täna on veel viimased pool tabletti ja siis ülejäänud 4 päeva ma loodan selle peale, et äkki perearst on tööl ja kirjutab mulle välja. Aga ta vähemalt mõtleks läbi selle, et kui veekatkestus, elektrikatkestus tekib, siis kus on minu võimalused või alternatiivid, kust ma saan informatsiooni, mis toimub, kus toimub ja millal see kõik läbi saab. Et kui elekter ja asjad ära lähevad ja torm tuleb, et olla info väljas. Ja välismaale. Prantsuse politsei on võtnud kinni veel 2 inimest, keda soovitakse üle kuulata seoses Nice'i noarünnakuga, teatasid kohtuallikad AFP-le. Politsei on kinni võtnud ühtekokku 5 inimest, kelle seotust Tuneesia päritolu ründajaga uuritakse. Kohtuallika sõnul võeti 25 ja 63-aastased isikud kinni eile. Neljapäeva hommikul sai 3 inimest surma ja veel mitu haavata Nice'i Jumalaema kirikus aset leidnud rünnakus. Ründaja sai kinnivõtmisel haavata, juhtunut uuritakse terrorirünnakuna. Ja ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis, pärast lõunal tugevneb Lääne-Eestis 5-12, rannikualadel puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 5-10 kraadi. Öösel on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab paiguti vähest vihma. Kagu- ja lõunatuul tugevneb ja puhub 5-10, puhanguti 14, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-6, rannikul kohati 9 kraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab vihma, õhtupoole sajab paiguti ka Ida-Eestis. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 kraadi. Radio 2. Värske ja vaba.